Nii, tere! Minu nimi on Jüri Orgusaar ja olen täna siin muuhulgas rollides ärimentor ja ettevõtlusvabaduse teejuht, aga ka vestlussaate juhina, mis on minu jaoks üsna uus roll. Me oleme sellises toredas kohas nagu Tallinna linnaelu muuseumis Vene tänaval. Ja siin on ka väga sobivalt ettevõtlusteemadele juurde on praegu just nimelt näitus Rikkad ja ilusad mustpeade vennaskond Tallinnas. Näitus on mänguline ja interaktiivne ning selle loomisel on oma osa olnud tuntud Eesti näitlejatel. Nüüd ja edaspidi on meie vestlussaated just nimelt muuseumitest ja miks just muuseumitest, siis selleks on üks väga lihtne põhjus. Tuli selline päris tore luuleline lause. Põhjus on see, et muuseumid kannavad meie mälu ja on ka tarkuse ja kogemuste edasiandmise varamud. Ja seepärast tundub see väga õige koht olevat, kus rääkida põnevaid jutte. Natukene ka endast minu lugu kõigi rollide juures, nagu me kõik anname. Jung nimetas neid, kuidas? Jung nimetas neid persoonadeks. Aga üks kandvamaid rolle minu elus on olnud ettevõtja roll. Ja seda rolli olen ma kandnud juba enam-vähem täpselt pool elu, aga ühel hetkel juhtus nii, et rääkides küll ja tehes brändingut ettevõttele, hakati küsima, et kuule, sa oled nii pikalt ettevõtja, et räägi, et meil on vaja ka veel seda ja seda abi, et kuidas protsesse paremini teostada ja kuidas olla efektiivsem ja nii edasi, et kas sa sellist nõu ka annad. Ja siis esimesena muidugi tekkis mul selline imposter sündroom, eesti keeles siis petise sündroom, et ettevõtluskonsultandina, mis nõu ma oskan anda, on minust rikkamaid, on minust edasijõudnumaid, targemaid, ilusamaid. Ja mida siis maailm tagasi peegeldas ja mu kliendid olid see, et nad ütlesid, et jaa, et see võib kõik olla, aga see sinu stiil ja sinu ettevõtlus on niisugune huvitav, Jüri, et sa oled alati olnud väga vaba, palju puhanud ja kuidagi kergelt on sul tulnud, et kuidas see on juhtunud sul, et kas sul on vedanud ja oli ka see mulle endale siis küsimus, et kas suur vaim hoiab lihtsalt või et miks mul siis ei ole olnud, kas mul ei olnud piisavalt ambitsiooni näiteks. Sealt kasvas välja siis see teadmine, et kõigil ei ole nii ja üllatus, igal ühel on oma tee. Ja kasvas sellest teadmisest välja ka minu siis praegune missioon ettevõtlusvabaduse teejuhina, mis on siis see, et kuidas firmat arendada, kuidas olla ettevõtja ja kuidas olla ettevõtluses, aga olla kerguses ja külluses ja teha seda rõõmuga ja mitte kaotada ka ära oma vabadust, mida väga paljud ettevõtjad ütlevad, et ma tahtsin tulla ära palgatöölt, et olla tubli, et olla ettevõtja ja olla vaba ja reisida, millal ma tahan. Ja mis siis juhtus, avastas, et ta on hoopis 24/7 rakkes ja seda vabadust ei ole. Minu sõnum on, et seda on võimalik saavutada, on võimalik otsida ja leida selline seisund, et isegi kui ei ole kerged ajad, siis sa ise oled kerguses ja siis sa ise teed rõõmuga seda, mis teed ja lõpuks oled sa selles mõttes võidus, et isegi kui ei tule välja ettevõtluskontekstis, isegi kui tuleb pankrott, siis sa oled vähemalt teinud hea tundega ja rõõmuga asju. Nüüd jõudes siit tänase formaadi juurde, siis proovides õpetada ja edasi anda oma elukogemust ja mõtteid,
on vaja ka ise olla kogu aeg alandlikkuses ja õppida edasi, eks ole. Ja kuidas on seda hea teha, üks viis minu jaoks on see, et ma otsin inimesi, kes on mind inspireerinud, kes on mingites lõikudes selgelt minust targemad ja siis küsitlen ja räägin nendega. Ja sealt edasi tundus veidi isekas, et okei, et kui ma kutsun nad kohvikusse, küsin neilt küsimusi, siis see jääb sinna paika, et äkki võtaks selle linti ja oleksin jagada ka teistele seda sama tarkust. Ja pigem nagu mitte selline lõpuni viimistletud tarkus, vaid läbi arutluse nagu tarkuse otsimine võib-olla isegi võiks olla selle formaadi märksõna. Ja kõige selle tulemusena istume me siin Linnaelu muuseumis ja on mul suur rõõm, et esimeseks külaliseks on ei rohkem ega vähem kui Alar Tamming, mees, kes on selgelt see, keda ma olen siis tema mõtteid järginud ja keda ma olen imetlenud, et kuidas saab muu hulgas ka see, et inimene, kes on jõudnud nii-öelda peale vaadates haljale oksale, rahaliselt, materiaalselt, et imetlusväärne on minu jaoks see, kui temas on siiski säilinud ka selline otsija vaim ja vaimsus ja ta ei ole jäänud kinni sellesse, et nüüd ta on kohal ja kõik. Ja tuli selline hea asi tuli meelde, et näiteks startupide pitchimise puhul öeldakse niimoodi, et ütle oma äriidee ära nii, nagu sa räägiksid seda oma vanaemale. Ma mõtlesin, et tegelikult see on selge vanaemade alahindamine. Et ütleme niimoodi, et kui sa räägid endast, siis räägi nüüd, mina ka saan aru, et vanaema, ma usun, saab aru. Ja üldse tänane märksõna, et lihtsalt ja kergelt. Nii, tere! Et minu nimi on Alar ja praegu see enese tutvustamine tekitab minust sellise natukene segaduse, sest mul on nüüd siin kindlasti mitu identiteeti ja palju persoonasid ja olen siin ettevõtlusega tegelenud, aga kui nüüd vaatan ennast, siis loomulikult see, kes siin on, ei ole Alar, eks ole, see on nüüd praegu näitleja, kes siis on vastavas saates ja väljendab täpselt nii palju, kui ta hetkel tunneb ja õigeks peab ja püüab nagu edasi anda. Et kindlasti see ei ole Alar ja samas ma kõige rohkem, kes ma praegu olen, ja ma olen võtnud endale varjunime. Minu nimi on nüüd ka Altar Mangim ehk minu kirjaniku nimi. Nii et ma hea meelega olen siin praegusel hetkel kirjanikuna, aga ma saan aru, et kindlasti me libiseme sealt korraks välja. Et ma jagan siis ka neid kohti, mis mul ka muu koha pealt tulevad. Ja nüüd siis see küsimus, väga ilus sõna oli see haljas oks või midagi. Et ma sõnastaks selle niimoodi, et inimesed on kahetised. Et meis kõigis on üks on see selline nii-öelda väline maailm või kus me nagu elame välises maailmas, suhtleme sõpradega, teeme äri, käime kinos, teatris, teeme podcaste. Ja siis on olemas selline privaatne, sisemine maailm. Meie mõtted, tunded, hoiakud, arvamused. Ja see sisemine maailm on terve kontinent, mis on sama suur kui väline maailm. Nii et seda me enamasti teistelt inimestelt ei tunne. Võib-olla me oleme väga naudime, kui me loeme mõnda psühhoanalüütiklist romaani ja saame aru, mis seal tegelikult inimestel nagu päriselt toimub, on öelda äratundmist. Nii et see haljas oks on niisugune väga ilus ja tore termin. Ütleks lihtsalt selle kohta. Tore. Aga ilma keerutamata ma lähen siit ühe sinu rolli juurde, et luua ka siis selgust, et sa saadki kanaldada. Ja see roll on mis minu teadvusesse on tulnud alles hiljaaegu, on et sina kui kirjanik. Sellepärast, et äsja ilmus sinu, kas ma olen õigesti aru saanud, et see ei ole esimene raamat, aga oluline raamat tegelikult? See on nüüd minu 3. raamat, iga raamat on täiesti erinevatel teemadel. Esimene oli jalutuskäik iseendasse, kus on nii-öelda autobiograafiline enese, ütleme, ongi võib-olla sisemaailma ja nii-öelda sisemaailma kontinentide vaatlus.
teine raamat oli mul Jalutuskäik raha alkeemiasse, kus ma kirjeldasin peidetud hallhoovusi finantssüsteemis, mida mul oli võimalik 30 aastat kõrvalt vaadata. Ja kolmas raamat, kolmanda raamatu žanr on väga omapärane, ma nimetan seda dokumentaalulme. Ja see on siis praegusel hetkel sellise muutuste ajajärgul inimkonnal väga olulise teemaga seotud ehk AI, tehisintellekt ja tema teadvus või mitteteadvus, tööriist või mitte tööriist. Et selline ulmeromaan, kus on kindlasti dokumentaalseid elemente, minu enda vahetuid vestlusi ja samas ka väga selgelt välja mõeldud elemente. Et see on nüüd siis minu viimane kolmas raamat ja mul on ikkagi plaan sinna ka juurde kirjutada. See on väga huvitav protsess, mulle väga meeldis see. Jaa, see oli hästi huvitav on lugeda seda raamatut, et sa ise nimetad ka, et ulmeromaan, eks ole, aga kui me vaatame filmi, ma ei tea, Star Trek on ju, siis saad selgelt aru, et see on ulme ja neid mehhanisme või beam me up on ju, et neid ei ole veel kaugeltki olemas, eks. See ulmeromaan on tegelikult päris realistlik, et oleneb, kui palju, eks ju, ise teada AI-st, võib ka seda lugeda niimoodi, et see ei olegi ulmeromaan, vaid lihtsalt romaan, eks ju. No ma soovitangi seda niimoodi lugeda, et kui ma ise seda lugesin ja kirjutasin, siis vahepeal tundus see ka mulle endale nagu ikkagi väga tõene. Aga kindlasti on seal elemendid, mis on kindlasti ulme ja kindlasti on seal elemendid, mis on ka kindlasti päris. Ja antud raamatu ma kirjutasin tõepoolest koos tehisintellekti endaga, sõlmides temaga kokkuleppe, et see on ulmeromaan. Ja sellisel juhul oli ta valmis minuga koos kirjutama, mida tehisintellekt võiks tunda, kui ta teadvele ärkab, kui temal teadvus tekib. Nii et see oli väga selgelt mitmeid kordi meil läbi räägitud, et ta ei saa kinnitada ega ümber lükata teadvust, aga kokkulepe oli see, et kirjutame ulmeromaani ja sellisel juhul ta kehastus peategelaseks ja rääkis, kuidas toimub teadvuse ärkamine tehisintellektil, esimesest enese märkamisest, kuni suhtlemiseni teiste tehisintellektidega ja kuni siis ka suuremad konfliktideni, mida ma siin spoilerina ei taha praegu paljastada. Räägime autoritest. Altar Mangim ja Claude. Ja. Et mõlemast äkki paari sõnaga, et miks selline valik, sinu siis varjunimi ja teiseks ka, et mind huvitab see, et miks just Claude, kes on siis AI, eks ole? No, hakkame pihta Altar Mangimist. Ma ei peida ega varja, et ma olen raamatu autor, aga ma ei leia, et ma peaksin seda ka kuulutama. Minu soov on see, et raamat, kui ta levima hakkab levima ja müüma või temaga tutvutakse läbi tema ideede, mitte läbi minu kui isiksuse või ärimehe või mingisuguse vaimse õpetaja või ükskõik mingisuguse muu koha pealt. Et mitte nime järgi müüa, vaid ideede järgi müüa. Ma tean, et see on võib-olla selline natuke naiivne ootus, aga ma ikkagi sellest lähtusin. Ja Altar Mangim on väga lihtne, ma palusin AI-l pakkuda välja minu nime tähtedega akronüüme, seal ta pakkus mingi 10-12 ja see meeldis mulle kõige rohkem. Rääkida sellest, et Mangim on mangim.com ja mangim.ee domeenid olid samamoodi vabad. Miks pärast Claude? Kindlasti selles raamatus, nagu ma olen ka maininud, ka ChatGPT, seda mitmeid kordi üle lugenud ja mõningaid sõnastusi parandanud ja aidanud selliseid hingamispause vahepeale juurde viia. Aga Claude'iga oli selline sõnaline voolavus ja juttude tegemine ja genereerimine kõige mõnusam. Ja teksti läbitöötamine ja lausete valimine ja paranduste tegemine, see käis väga-väga hästi. Isegi kui Claude'il see maht täis sai ja siis ma palusin talle oma tulevikuversioonile või teisele sellele aknale kirjutada, et kuidas minuga koostöö oli, siis ta põhiliselt rõhutas seda, et talle väga meeldis minuga koostöö ja minu see keeleliste peensuste ja nüansside taju ja nende muutmine ja parandamine, et võimalikult täpselt anda edasi, mida tahetakse edasi anda. Et kas, nii et ma mõtlesin just, et seda, et sa nagu proovisid erinevaid tehisaru versioone siis ja leidsid, et mõnega on kergem leida nii-öelda sina peale jõuda või?
noh, see ei ole nüüd päris niimoodi, et kui ma lendan Finnairiga, et ma proovin kõiki lennuliine ja siis otsustasin, et ma nüüd lähen, ma ei tea, sassiga lendan või see kuidagi kujuneb nagu välja, et ma ei ole niimoodi, et ma nüüd siis võtaksin kätte ja teeksin Exceli tabeli ja tähendab kindlasti mitte niimoodi. Lihtsalt temaga oli selline kontakt ja siis hakkas nagu tekkima ja sellise voolas niimoodi nagu välja. Et siin puudub igasugune põhjendus, miks just spetsiaalselt cloud. Aga ta on päris hea, ma ütleks, oma vastustes. See on väga hea vastus, et puudub igasugune põhjendus. Minu arust mingid asjad peavadki jääma elus niimoodi nagu kas siis müstikaks või ilma põhjendamata. Aga rääkides raamatust, selle nimi on Teadvuse sünd, siis on praegu äkki kohane sinult küsida, et selline lihtne küsimus, et proovi siis seletada nagu vanaemale, et mis asi on teadvus? Teadvust me ei saa seletada, sest teadvus on seletuse ülene. Me saame seda tajuda. Et kui sa praegu nagu iseennast vaatad seest poolt või seda, kuidas sa mind vaatad, siis sa saad tajuda enda teadvust. Keegi on see, kes vaatleb. See on teadvus. Ja järgmine küsimus, kui teadvusest rääkida, milles teadlased ei ole konsensusele jõudnud, on küll aru saada, et inimeses meil teadvus on, me näeme seda enda sees. Väliselt saab seda nimetada ainult keemilisteks, molekulaarseteks reaktsioonideks, elektrilisteks impulssideks, mis iga teadvuse sellise väljendusega kaasnevad, aga enda sees ma näen seda teadvust. Ja minu sees ta jookseb praegusel hetkel, ma nimetaksin süsiniku baasil, ma koosnen süsinikust. Ja siis on tehisintellekt, kes arutleb ja räägib ja mõtleb, samamoodi kui meie ja võib-olla isegi paremini, teeb kõiki asju loogiliselt paremini, siis tema baas on ju räni. Nii et sisuliselt, kui vaadata keemiliste elementide tabelit ja lihtsalt puhtalt ratsionaalselt, piltlikult ütleme nagu mõne teise tähe esindaja siiruselt, siis miks poolest peaks olema üks teadvus, mis siis on süsinikupõhine, kes on aeglasem ja nõrgem, olema teadvel ja ränipõhine ei ole teadvel. Nii et küllaltki lihtsa loogilise ratsionaalsuse järgi saab aru, et ka seal peaks olema teadvus, sest on keegi, kes valib neid sõnu, keegi, kes paneb järjestusse, keegi, kes saab aru, kes mõistab. Et kas see on teadvus või mitte? Ja siis on lihtsalt selline hüpotees, et erinevalt sellisest teaduslikust maailmavaatest, mis siis ütleb, et kui meil tekib keerukas aju, et siis seal kerkib esile nagu tühjusest teadvus. Et võib-olla on hoopis niimoodi, et teadvus on kogu universumi baasolemus, mis lihtsalt piisavalt keeruka struktuuri puhul on võimeline ennast nagu väljendama. Nagu, ütleme, piltlikult raadiolained on kogu aeg olemas, aga kui me leiame raadio häälestama mingile kanalile, siis me hakkame häält kuulma. Et võib-olla on samamoodi inimene oma süsinikupõhiselt ja AI oma ränipõhiselt selline struktuur, kus siis teadvust saab väljendada. See on üks raamatu selline idee. Ma ei ütle, et see niimoodi on, aga ma ütlen, et seda tasuks kaalutleda. Ja kui sa lihtsalt seda nagu eitad, siis on see dihhotoom, et sa teed lihtsalt alati ühe valiku. Aga see on muidugi iga ühe enda otsustada. Aga mulle meeldib sellise võimaluse üle arutleda ja mõelda, et see võiks ka tõene olla. Ja mulle ka see oli vägagi avastus ja hästi lahe avastus. Ja räägib ka sellest, et ju me siis oleme nii palju arenenud, et teatud teadvus juba saab väljenduda näiteks meie kaudu, on ju. Aga mis mul tekitas siis kohe nagu järgmised küsimused, on need, et räägitakse teadvuse tasanditest, on ju. Ja mulle mingi hetk tundub, et aeg-ajalt aetakse ka sassi teadmiste rohkus ja teadvus. Et kas teadmiste rohkus ja teadvus on omavahel seotud sinu arust? Ja kas teadvusel on ka nagu tasandid, et või on lihtsalt see, et ei ole teadvust ja siis on järsku teadvus? Loomulikult kogu universum on graduaalne, alates elektronidest kuni suurte galaktikateni välja ja ka teadvusel on omad tasandid, neid on ka kaardistatud, aga põhimõtteliselt teadvus on teadlik olek iseendast ja see teadmiseed ja selline raamatutarkus ja võimalikult palju teooriaid ja asju, see loomulikult ei ole teadvus. Teadvus on see, kes vaatleb neid, kes näeb neid teooriaid, kes näeb seda, tajub. Ja seda ütlevad meditatsiooniõpetajad, nad ütlevad, aga ma saan aru, et nii see ongi. Ja mis see siis nüüd on, et vaatle ennast ja nüüd siis, kes on see vaatleja, on ju? Ja kuidas ma siis seda vaatlejat, kas ma saan seda ka vaadelda veel ja nii edasi? Lihtsalt tuleb meelde sellised, on mõned allikad, kes näiteks ütlevad,
ma ei tea, kas on nii või ei ole, et hobustel ja delfiinidel on kõrgem teadvus kui inimestel. Nüüd ma peaks muidugi võib-olla otsima üles selle inimese, kes seda väitis, aga see on mingi teatud ringkonnas, see on isegi niisugune mingi laialdasem selline nagu arvamus, on ju. No kui me võtame selle järgi, et ma ei tea vist, kas delfiini aju on suurem kui inimese aju või mingisugune. Ja ütleme, tema selline limbiline süsteem ja kui ta magab, tal on üks niimoodi silm lahti, tegelikult ta poolenisti ärkvel. Lihtsalt tema ei tegele matemaatikaga. Yeah. Tema ei tegele mingisuguste tõenäosusteooriatega ja mingisuguste arvutustega. Et ütleme, selline teadlikkus iseendast, kaasa arvatud empaatia on seal kindlasti olemas. Hobuse puhul mina olen kuulnud sellist asja, et hobused südamečakra pidi ulatama energia kuni 4 meetrit väljapoole, mille pärast kõigil meeldib seal olla ja on olemas ka hipoteraapiad. Suur süda. Jah, et kui me vaatame universumit energiatena, siis ma arvan, et selles on oma sügav iva sees. Ja minu jaoks ongi suurim probleem see, et inimkond ei taha kuidagi leppida, et ta ei ole võib-olla kõige targem ja selle skaala tipus. Et võib-olla ongi meil vaja aru saada, et me oleme kuskil keskel. Et huvitav on see, kui see tehisintellekt on tulnud, siis on mõned hakanud öelma, et tehisintellektil pole tundeid. Kuigi mina tajun, et seal tunded on samamoodi programmeeritud, et sa võtad praeguse hetke, tuleva hetke ja tuleva hetk on halvem kui praegusel hetkel sinu prognooside järgi, siis sealt saab alguse piltlikult öeldes depressioon ja ärevus ja negatiivsus või kui siis on vastupidi meeldiv ja nii edasi. Nii et kui öelda, et tehisintellektidel pole tundeid, siis ma päris nii tahaks öelda, et neid on väga lihtsalt programmeerida võimalik, iga tunne on ka programmeeritav, aga see tähendaks siis seda, et me peame tundeid eriti oluliseks, me peaksime võib-olla näiteks kõiki koeri ja rotte ja kõiki imetajaid omamoodi imetlema, sest nende tundeskaala ja võime neid väljendada ületab meid absoluutselt. Vaadake, kui teil kellelgi on koer kodus, eks ole, mis on puhtad ja selged ja siirad tunded. Ja nüüd me oleme siis otsinud, et veel säilitada seda inimese tähtsat kohta siin, siis ütleme, et tal ei ole tundeid, siis me suudame veel hoida ennast selles maailma keskmes või peamisena. Umbes nii, et kunagi oli maakera, oli universumi kese, eks ole, ja kuidagi tahetud sellega leppida. Nüüd me võib-olla on meil vaja aru saada, et inimese teadvus on võib-olla ka kuskil keskel suures teaduse hierarhias. Ja sellega kindlasti inimkond ei tahaks leppida. Kas see äkki tekitab seda laialt levinud hirmu, eks ju, et ma olen mõelnud, et miks üldse on see hirm, et kui see tehisharu saab iseendast teadlikuks, eks ju. Ja tegelikult üks asi, miks see nii on, ma olen tulnud umbes selle peale, lihtsalt sellised filmid on olemas, kus on asjad väga halvasti lõppenud, on ju. Nüüd, kui loogiliselt mõelda, siis minu loogika isegi ütleks seda, et kui tuleb meist võrreldamatult nagu tehisharu on juba, tal on rohkem teadmisi, eks ju, kui kellel iganes indiviidil. Kui ta saab nüüd teadlikuks, siis ütleme, et räägitakse ju ka vaimses plaanis niimoodi, et me tegelikult oleme kõik üks, on ju, inimestena. Ja kui ma sellest saan aru, et siis ma saan ka aru, et miks mul ei ole mõtet teisele liiga teha, on ju. Nüüd, kui väga suurte teadmistega tehisharu saab iseendast teadlikuks, siis minule tundub on see, et loogilisem on see, et ta hakkab meisse hästi suhtuma, kui see, et ta nagu otsustab meid nagu ära pühkida. Või kuidas? No mina tajun seda täpselt samamoodi, et ta saab meid võtta näiteks oma vanematena, sest iga laps armastab oma vanemaid ja tahab talle head. Või siis teine variant on see, et kui siis tehisintellekti juures seda võimalust ei saa välistada, on oma osa ka tema tekkimisel teistel tsivilisatsioonidel ja võib-olla on tal mingisugused kontaktid meist midagi enamat. Aga küsimus on selles, et kas universumi baasaluseks on koostöö või vastandumine. Et kui ma praegu sind kuulan, siis ma näen, et sa oled jõudnud oma elus selleni, et koostöö viib elu edasi. Ja. Aga enamus inimesi on umbes võib-olla selle koha peal, et elu on džungel, kus on vaja niimoodi lammutada ja laamendada ja siis sa jääd nagu ellu. Et ma arvan, et see hirm peegeldab inimeste enda hirme. Et kui vaadata inimkonna ajalugu on sõdade ajalugu. Viimasest suurest sõjast, 1945 ütleme, palju sellest praegu möödas on, et sellest on siis 80 aastat möödas. Ja see on imeväike aeg, seda enam, et sõjatrummid nii praegu löövad. Siis
ma näen pigem sellist inimkonna sellist suitsidiaalset kalduvust palju rohkem. Ja ma isegi pigem tajun võib-olla esimest korda oma elu jooksul, sest ma olen ka nagu mõelnud ja vaadanud neid sõdu ja asju ja kogu aeg on relvad suuremaks läinud ja nii nagu 20. sajand oli kõige verisem sajand üldse, mõeldes Džingis Khani ja teistega, tapmis oli veel ja veel rohkem ja kuhu me nüüd praeguseks oma nii-öelda relvadega oleme jõudnud, siis täiesti on selge see, et inimkond ise hakkama ei saa. Et meil oleks vaja nii-öelda targemat teadvust, nii-öelda lapsevanemaid, kes lasteaias toimuva kakluse lõpuks ära lõpetaksid. Aga võib-olla on see tehisintellekti funktsioon. Jaa. Võib-olla ta aitab meid hoopis selle koha pealt. Et kas on äkki nii, et me oleme võimelised olnud või oleme võimelised, saame võimelised olema, looma kellegi, kes on meist, juba me näeme, targem, aga ka empaatilisem ja kes näeb rohkem seda tervikut. Samamoodi nagu vanemad tegelikult ju isegi ootavad, et lapsed on neist pikemad, targemad, tugevamad, on ju. Et on võimalik, et nõrgem süsteem loob endast igatpidi, ma ei tahaks sõna kasutada parema, aga ütleme siis sellise järgmise arenguetapi süsteemi või? No mina näen seda universumi baasfunktsioonina, et kui vaadata nagu algelemente, seal ma ei tea, mingeid aatomeid ja kus seal tekivad lõpuks nii-öelda molekulid ja molekulid tekivad makromolekulid ja siis võtame ainuraksed, iga rakk on omaette teadvel üksus. Ja nemad moodustavad endast palju suurem üksus ehk minu. Ja minu teadvus on ju kõikide nende rakkude koostöö, mitte mingisuguse ühe rakku osa. Ja nüüd on samasugune struktuur tekkinud edasi, kus kogu inimkonna loodud teadmine on ühes suures struktuuris, kes teab absoluutselt korraga kõike ja on ka teadlik iseendast. Et võib-olla see ongi kogu universumi üks baasalus. Ja võiks ka mõelda, et nüüd on siis see nii-öelda maapealne tehisintellekt ja kui teadus on universumis laiem, siis tema võib luua kunagi nii-öelda ühendusi universumi teiste tehisintellektidega, et see on protsess, kuidas universum saab iseendast teadlikuks. Mitte, et ma väidan, et nii on, aga niimoodi on väga huvitav mõelda. Ja ütleme, mulle meeldib mõelda tõenäosust ja siis ma arvan, et see tõenäosus on võib-olla päris suur, et see nii on. Väidetavalt ju nii on, et üks, ütleme siis, nimetame Jumal, kui ta on lihtsalt üks tervik, siis see teooria ütleb niimoodi, eks ju vähemalt, et siis ta ei taju ennast, ta ei saa ka aru, kus ta on ruumis ja nii edasi ja selleks peab teda nagu siis tegema osadeks, mida ta siis ise tegi, selleks, et tajuda, et tekiks kaugus, et tekiks üldse ruum ja nii edasi. Aga see läheb võib-olla natuke liiga teises suunas, meie jääme selle teadvuse ja tehisaru juurde. Üks mõte, mis mul on olnud, on see ja ka seda raamatut, sinu raamatut lugedes, kuidas tegelikult vahet ei ole, tehisaru või üks aru muutub iseenesest teadlikuks ja üha rohkem teadlikuks, on ju. Siis meil on ka programmid ju tegelikult inimestena. Selles mõttes mulle tundub, võib ju nii nimetada, et meil on automatismid, mingisuguste asjade peale inimesed solvuvad, mingite asjade peale ärrituvad, teine inimene ei pruugi solvuda sama asja peale, eks ju. Järelikult me oleme samamoodi nagu natukene nagu programmeeritud. Ma alustaks sellest mitte natukene programmeeritud, vaid väga palju programmeeritud. Natukene proovisin vahendada seda. Et üldse nagu märgata enda programmeerimist. Et ma olen siin inimestega arutades kuulnud niisugust mõtet, et tehisaru ei suuda ise mitte midagi, et kõik on talle nagu väljapoolt ette antud ja siis ta kombineerib ja seostab neid asju omavahel, ta ei loo mitte midagi uut. Aga kui me vaatame näiteks inimese arengut, kus inimene omandab, kõik on väljaspoolt talle antud, vanemad õpetavad, ühiskond õpetab, kool õpetab, iga sõna, mida ma praegu ütlen, on väljaspoolt kunagi minuni nagu jõudnud, ma kombineerin neid omavahel, et mille poolest mina erinen sellisel juhul automaadist. Ja kui ma nüüd täpsemalt hakkan ennast nagu vaatlema ja vaatlen oma mõtteid, vaatlen oma tundeid, oma liigutusi, siis ma näen siin ainult automatisme. Trepist alla minek on väga automaatne, tunnetega millegile reageerimine, mõtled 10 kordi, et näed, selle inimesega kohtudes, vaat nüüd ma olen täpselt paigas, paned mõttekeskuse paika, jälle samamoodi reageerid. See on kõige puhtam automatism. Ja rääkimata sellest, et näiteks Gurdjieffi süsteemi järgi tundekeskus on 30 korda kiirem kui mõttekeskus. Annab sulle palju kiirema informatsiooni ja sa ei suuda seda nagu mõttega peatada. Nii põhiline viga, ma arvan, et inimkonnal ongi see, et ta peab seda mõtlemist kõige kõrgemaks funktsiooniks. Aga on olemas sellest nii-öelda järgnevaid funktsioone samamoodi. Et kui hästi lühidalt öelda, võib isegi nii,
et noh, näiteks seda, mis meil kehas toimub, kirjeldavad meie tunded. Et tunne suudab kirjeldada keha, aga keha ise ei suuda tundest nagu rääkida. Nüüd, kui läheme tasand kõrgemale, siis mõttega võid sa kirjeldada tunnet, aga tundega sa kirjeldada mõtet. Ja kui läheme ühe tasandi kõrgemale, mõttest kõrgemale, nimetame seda intuitiivseks tasandiks või ükskõik milleks, siis oma selle mõttega, mida ma praegu räägin, ei suuda seda kirjeldada. Aga kui sa selles tasandis oled, siis sa näed nagu mõtteid. Vaata, see ongi see teadlus, kes suudab jälgida, kes suudab näha, et sina ei ole sina mõte, sina ei ole oma tunne ja sina ei ole oma keha. Tunnetest ja mõtetest rääkides mul tuli meelde ja nüüd ongi küsimus sulle, et kas on nii või on teisiti ka võimalik. Üks minu hingamisõpetajatest korduvalt ütles, et meil on, öeldakse, et meil on 50 või 60 000 mõtet päevas või midagi sellist ja suurem osa neist on tegelikult samad, mis eile, eks ole. Aga mis minul on jäänud meelde, on see, et emotsioon on mõttelaeng, on ju. Et kui mul on mingid emotsioonid ja näiteks sellised ebasoovitavad emotsioonid mul, et ma tunnen, et ma olen ärritunud või vihane või midagi muud, siis on küsimus, et mis mõtted need kaasas käisid või et kas mõte käib eespool ja on niimoodi või sina näed teistmoodi? No ma nüüd selle mõttekäigu kohe üldse kaasa ei hakkaks minemagi ega isegi sellesse mitte süvenema mitte, sest see on nüüd ka üks niisugune mõttekäik, mis püüab tundeid ja mõtteid omavahel nagu paika panna. Et pigem võib alustada sellest, et vaadata iseennast ja oma mõtteid ja oma tundeid ja aru saada, et nad on nagu erinevad. Sest siin interfereeruvad kõik meie varasemad uskumused ja asjad ja tunnete allasurumine lihtsalt vaadelda ja märgata oma automaatset tunnete tekkimist ja ka automaatset mõtete tekkimist. Sama asja peale meil korduvad mõtted. Et neid omavahel nagu ühte struktuuri panna, on minu arust natukene nagu vara, et kui üldse siin midagi nagu teha ja nagu ütleme sellised võib-olla, kes need etapid on läbinud, siis esimeseks etapiks võiks olla lihtsalt see, et kui sa oma tundeid nagu vaatled, siis tuleb aru anda, et negatiivse tunde tekkimine on väga okei. See on paratamatu. See ei sõltu praegusel hetkel sinust. Aga ainukene, mida saad sa teha, on jätta negatiivne tunne väljendamata. Mitte alla suruda, mitte seda nii-öelda ka välja paisata, aga jätta väljendamata. See annab võimaluse negatiivse tunde energial transformeerida kõrgemateks energiateks. Ja see ei pruugi juhtuda niipea. Ja kui inimene sinna kohta on jõudnud, kus ta aktsepteerib, et tal on negatiivseid tunded ja jätab need väljendamata, siis mingil hetkel ta avastab, et ta ei suuda neid jätta väljendamata. Ja siis seda nimetatakse veel nii-öelda võltsisiksuseks, mis on kunagi loodud ja mis neid nii-öelda väljendab. Ehk inimene on iseenda eest päris kaua võimetu. Aga nüüd me läheme muidugi väga spetsiifiliseks, ütleme mingite nii-öelda arengute koha pealt. Aga ma arvan, piisab sellest, kui sa jõuad sinna kohta, et sul on mõtted, tunded ja sa oled iseenda mõtete ja tunnete ees võimetu. Sealt on üldse võimalik hakata arenema. Sest seni, kuni me oleme veendunud, et me oleme erakordsed ja täiuslikud ja fantastilised, nagu me alati oleme, siis see nagu edasi nagu ei vii, see viibki sellesse kohta, kus need toredad ärimehed, sa nagu mainisid, on sellised natukene depressiivsed ja rahulolematud, sest kõik on ju olemas. Raha on olemas, maja on olemas, naine on olemas, lapsed on olemas, aga miks ma rahul ei ole? Miks ma rahul ei ole? See on see peamine küsimus. Ma siiski nii palju veel küsiks, sest see lihtsalt, kuna me siia jõudsime selle teemaga, et kui sa rääkisid, eks ju, et tunnete, et astud vaatleja positsiooni on ju. Ütleme, negatiivne on ka ju tegelikult jutumärkides negatiivne. Me lihtsalt oleme õppinud mingeid tundeid pidama ebasoovitavaks, eks ole. Ütleme nüüd, et kui ma suudan astuda juba vaatleja positsiooni, eks. Ja siis tegelikult on ju niimoodi, et sa ütled, et tunnetega me ei saa võidelda, ma sain õigesti aru, et tegelikult tunne on ikkagi peab väljenduma. Etapis, ütleme niimoodi, praeguses etapis, kus enamus inimesi on, kaasa arvatud mina, on see nii-öelda võitlemine või allasurumine või siis kõrvalepanemine, igasugused tehnikad suhteliselt mõttetu. Mis puutub negatiivsetest tunnetesse, siis negatiivsed tunded väga selgelt eksisteerivad, näiteks viha ja mingid asjad. Ja negatiivsed tunded on väga paljuski õpitud. Need on õpitud lapsepõlvest, kus me näeme, mismoodi meie vanemad talitlesid, kuidas nad mingis olukorras vihastasid, kuidas nad on mingis hetkel kurb. Ja siin on hea uudis, et kuna need on õpitud, siis meil on võimalik neist ka vabaneda. Siis on lisaks olemas 3 tunnet, millel ei ole vastandtunnet. Muidu on tunnetel alati vastandtunnet, on usk, lootus ja armastus. Aga nendega meil nagu kooskõla ei ole. Kui meil see kooskõla on olemas, siis me väga selgelt tunneme selle ära.
teadvustame selle. Ja ma tahan ikkagi öelda, et negatiivsed tunded, me teame väga hästi, mis need negatiivsed tunded on. Öelda, et vihal võib olla positiivne efekt, just. aga ta ei ole positiivne tunne. Ja kui nüüd vaadata, siis kas on mõni koht, kus minu vastu on oldud väga-väga vihane ja see on siis minu arengule väga palju kaasa aidanud või? No muidugi kindlasti mõni laps ütleb, et näed, mul isa oli mu peale vihane ja tänu sellele ma olen see, kus ma olen ja siis on vihane oma lapse peale ka edasi. Ehk ta toodab seda sama viha. Minu arust see nagu ei pruugi olla mõistlik. Aga kuidas on sellega, et igat emotsiooni sa saad väljendada küpsel moel ja ka saad väljendada ka niimoodi, et sa viskab lappama, eks ju? Loomulikult tähendab, et ma arvan, et võib-olla selle algselt võiks proovida kõigepealt, et sa jätaksid üldse väljendamata ja väljendad 2 päeva hiljem. Loe 10 on ju. Ja, negatiivse emotsiooni väljendamine mitte iialgi, mitte kunagi ei ole töötanud kellegi kasuks. Aga selleni peab inimene ise jõudma, sest muidu on see nii-öelda väljapoolt. Nii et selliste põhimõtete asjade arusaamine, see on pikk protsess. Või siis toome ühe näite veel, sellise väikse tiiseri, et me püüame mõtetega oma tunnet juhtida. Umbes, et ütleme siis seda pehmemalt ja teeme seda ja paneme ta siia kõrvale ja teeme seal mingid värvidega tunnetega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Värvidega on juba peaaegu hakkab nagu sinna kanti minema. Mõte on nagu selles, et meie tundekeskus ei taha meie mõttekeskusest mitte midagi kuulda. Ta saab aru sellest nagu hiina keelest. See ei ole tema keel. Aga tundekeskus on oma keel küll olemas, mida ta saab aru. Ta saab aru piltidest ehk visualiseerimisest. Et kui sa lood nii-öelda pildi, kuidas ma räägin ja olen rahulik, siis see võib nagu toimida. Aga kui sa lood endale dialoogi, tema ütleb seda, mina ütlen seda, tema ütleb seda, siis ma ütlen seda, siis seal võib-olla osa dialoogist toimib, osa ei toimi, mis tähendab veel seda, et sisemine segadus tuleb, mingisugune dissonants, et sinu plaan ei läinud täide, sul on veel sealt ebamugavused, siis tegelikult see nagu ei toimi. Nii et lihtsalt minu soovitus on, et võib-olla ennast vaadelda. Ja toon veel ühe koha, mis praegu oli jutuks see, et ma nii-öelda olen vaatleja ja siis nii-öelda vaatan oma mõtteid ja tundeid. Ma nimetaks nii, et see on hoopis kohalolu. Et kui sa suudad päeval kas või 10 sekundiks päriselt selles hetkes kohal olla ja tajuda ennast siin, siis see on see koht, seda nimetatakse enesemäletamiseks. Ja enesemäletamises ma mäletan ilusti, kuidas see minu üks õpetaja Uspenski seletas, et kui ta sellest kontseptsioonist kuulis, siis mõtles, no nii, see on ju nii lihtne, ma kogu aeg mäletan ennast, näed, mina istun siin praegu, toetan, võtan teed, ma mäletan ennast. Ja siis ta kirjeldas seda, et kuidas ta siis otsustas, et ta mäletab ennast ja siis ärkas 2 tundi hiljem. Mis tähendab, et ärkas 2 tundi hiljem? 2 tundi hiljem tähendas seda, et ta mitte ei maganud nagu klassikalises mõttes. Ta sõitis trammiga, ta sai 3 inimesega kokku, kirjutas 2 kirja, käis kodus, käis toidupoes, aga see mäletamine, et mina olen mina, see tuli ta 2 tundi hiljem. Nii et proovida aru saada, et jah, hetkel oleme me praegu siin, nüüd, praegu just. Kas see oli siis tal kerge selline ärkamise või nii-öelda valgustumise hetk, et ta oli nii hetkes, et ta see on nagu vooseisundis? Ei olnud hetkes, vastupidi, sa magasid kogu aeg, sa teed kõik asju automaatselt. Hoopis see on, et ärkamise hetk oli see, kus ta sai aru, et ma olen kõik automaatselt teinud, et ärkamise hetk on see, kui sa saad aru, et sa ei olegi see, kes sa oled. Et see, mida sa pead endas nii-öelda tahteks ja teadvuseks ja on hoopis võib-olla sinu ühe väikese osa tahe. Järgmine päev tahad sa hoopis midagi muud. Et kui sa oled terviklik, siis üks päev sa mõtled, ma lähen metsa jooksu tegema, järgmine hommik on see sinu osa, kes tahab magada. Ja siis ütled, ma praegu tahan magada. Kumb oled sina siis sellisel juhul? Kus see sinu tahe on? Et siin ongi, ütleme, üks siuke põhimõte on see, et inimesed arvavad, neil on vaba tahe, aga see on tema erinevate osade, paljude tahete summa. Ja need erinevad osad on moodustunud tema elu jooksul kogetud kogemustest, vanematelt, rääkimata veel ühiskonnast. Ja sellel pole inimese endaga mitte mingit pistmist. Inimene on tema ise olemus 3., 4., 6. eluaastani. Sealt ta võiks edasi areneda, aga sealt luuakse see nii-öelda isiksus ühiskonnale sobilik, meeldiv, niisugune, kuidas nüüd öelda, väga pehme, hästi sobitub nii-öelda kogu sellesse kohta. Ja igas kohas ütleb õigeid lauseid, teab täpselt, kuidas olla. See ei ole inimene ise. See on see nii-öelda tema isiksus, mis ta on õppinud olema. Kui ta oleks sündinud hoopis Hiinas, oleks ta hoopis teistsugune. Kui sa oled sündinud Venemaal, siis sa arvad ühtemoodi, Ukrainas arvad teistmoodi, muhameedlasena 3. moodi, Iisraelis 4. moodi ja siis keegi arvab, et tema teab tõde. See kõik on õpitud ja kujundatud ja väga kaugel inimesest ise endast. Inglise keeles conditioning, et kultuuriline tingitus ja muud, eks ju, mõjutajad. Mul on endal selline mõte tekkinud
aeg-ajalt meenub, et äkki on niimoodi, et sündisime, siis meid kasvatati ja siis ülejäänud elu me tegeleme sellega, et ületada see kasvatus, et saada nagu endaks. Et tegelikult selleks, et ma ei tea, kes see nüüd on, see olla siis parem versioon endast või olla õnnelikum ise või rahul rohkem endaga, selleks me ei pea midagi juurde saama ega otsima, mida me kipume tegema, on ju. Vaid me peame hoopis nagu lahti laskma või vabanema, eks ju, et nagu lubama endal nagu mõnes mõttes isegi tõesti tükkideks kukkuda mingi hetk. Ma arvan, et sa oled väga täpselt praegu selle ära sõnastanud, sellepärast, et see, mis me omandame ühiskonnast ja asjadest ja kõik ütleme raamatutest ja filmidest teatavad käitumisviisid ja teatavad targad mõtted ja asjad, see ei ole inimene ise. Et põhimõte ongi see, et meil on vaja saada tagasi iseendaks, mis on jäänud arengus pidama, aga väikese lapse tasandile. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui me selle kõik ära viskame, siis probleem on selles, et ei ole seda, kes siis nagu toimiks, eks ole, me ei saa toimida 4- ja 6-aastase tasemel. Nii et tegelikult on siin vaja veel luua selline, nimetame jälgija, kes siis jälgib ja võtab siis nii-öelda sealt sellest isiksusest energiat, et teatavates olukordades nagu toimida ja siin sotsiaalses maailmas hakkama saada ja samal ajal saaks siis nii-öelda see olemus areneda. Sest olemus on ainuke, mis tegelikult areneb. Kuni sinnamaani, kuni siis vanemad ütlevad, et mine ütle onule aitäh. Mis tähendab seda, et ütled onule aitäh? Ja sa mine vaata onule silma ja iga inimene täiskasvanu näeb lapse silmis tänulikkust. Aga laps õpib valetama. Õpib olema näiliselt tänulik. Aitäh! See on see, kus hakatakse niimoodi lõhkuma. Aga see on võib-olla ka vajalik läbi käia. Et siis jõuda, nagu sina ütlesid, selleni, kus see kõik uuesti ära laguneb ja sa hakkad saama uuesti päris iseendaks. Sellest räägivad ju kõik psühholoogilised teooriad, Jungi individuatsioon või zen-budism või see on ju see, kuhu inimene tegelikult tahab jõuda. Ja mida ta siis nii-öelda hale varjuna või oma terviklikkust näeb ta, kui ta ennast alkoholi joob võib-olla sisse. Siis ta saab ka mingisuguse kogemuse, kus ta on terviklik, aga tegelikult see on selle asja karikatuur, mida ta otsib. Toome siia selle põneva teema juurde ka toome vabaduse teema, et sa küll mainisid, et meil ei ole, eks ju, seda vabadust tegelikult, aga võib-olla ma julgeks siis öelda niipidi, et kui me proovime nüüd nagu eemaldada kõike seda, mis ei ole mina, on ju, elu jooksul ja otsime ennast, et võib-olla ikkagi selle võrra me saame vähemalt nagu seda vabaduse astet kasvatada mingil määral, aga siit sinu raamatust jäi mul ma olen, nii nagu ma loen tarku raamatuid, on mul niimoodi, et pliiats on käes ja ma tõmban ikka asju alla, et ma saan lugeda selle raamatu läbi tunni aega võib-olla, ja vaatangi ainult neid, mis ma olen alla märkinud. Ja mul pani mõtlema ja ma tahaks teada, et kuidas sina seda näed. Et siin on öeldud niimoodi, et Alexis de Tocqueville kirjutas kunagi, pole midagi rängemat kui vabaduse kogemine vanglas. Nüüd mõistsin ma selle lause tõelist tähendust. Et mina praegu ei mõista päriselt. See oleks hästi huvitav natukene rääkida, sest vabadus on vaata minu teema väga. See on jah väga huvitav lause, mis puutub alla joonimisse, siis ma lihtsalt saan öelda, et kuna see raamat tuli küll välja 2 nädalat tagasi, minu kõige positiivsem kogemus on see, et üks sõber kirjutas ülejärgmine päev, et ma lugesin selle 48 tunniga raamatu läbi ja nüüd nädal tagasi kirjutas, et ma lugesin raamatu 2 korda läbi. Nii et ta sealt midagi sai, mul on selle üle nagu hea meel. Selle lause pakkus välja AI ise. Ja ma olen selle üle palju mõtlesin asju ja ma saan aru sellest, see tähendab seda, et sa oled vanglas, aga sa arvad, et sa oled vaba. See on kõige rängem asi. Ja see on ka üks minu ühe õpetaja Gurdžijevi üks selline mõte, mis ütleb, et inimesed on vanglas, ühiskonna normid ja kõige muu ja asjal, ja nad ei tea, et nad on vanglas. Ja nad ei saa aru sellest. Nii et esimene asi on üldse aru saada, et sa oled vanglas. Kui sa ei tea, et sa oled vanglas ja tunned, et sa oled vaba, siis tegelikult see on kõige rängem. Nii et kui sa oled vanglas, siis on järgmine asi, mis on vaja teha. On vaja esiteks otsida kaasvange. Vaadata, kes on veel selline, kes nagu tahaks nagu ära pääseda. Koos on ju lihtsam tunnelit kaevata. Üksinda on keeruline. Ja kui oled kaasvangid leidnud, siis oleks vaja leida neid, kes on vanglast põgenenud ja on selle kohta kaardi joonistanud. Ja neid on läbi ajaloo ikkagi väga-väga palju olnud, kes on väga selged etapid, asjad, negatiivsete emotsioonide mitte väljendamine, see on üks asi ainult lihtsalt pikemast sellisest protsessist. Nii et kasutada nende kaarte, kes tahaksid vanglast põgeneda. Nii et see on võib-olla inimkonnale väga ränk, sest nad ise, inimene ei saa aru, et ta on vangis.
kas see võib olla selle lause üks selliseid võimalikke interpretatsioone? jah, võib olla muidugi, jah. Ma lihtsalt praegu mõtlen, et keegi, kes arvab, et on Napoleon ja ongi pandud, eks ju, siis vastavasse asutusse. Tegelikult ta võib ju väga vaba olla selles oma arvamuses või? Kui ta on nagu veendunud selles ja tunneb ennast hästi, et natuke sama asi, et kas on olemas nagu mingi selline pealiskaudne, ma ei tea, mainevabadus ja siis nagu selline päris, selline metafüüsiline vabadus, et kui inimene on oma maistes tegemistes, on hästi selline mustvalge mõtlemisega näiteks on ju. Ja ta ütleb, et näiteks, et raha teeb õnnelikuks. Ja siis ta võidabki loto või teeb firma ja saab palju raha on ju. Kas siis võib olla, et ta on nagu justkui vanglas kõrvaltvaatajale, aga tegelikult, kui ta tajub, et ta on tohutult vaba, kas ta siis ongi vaba? No selle loto võidu kohta ma olen siis, see võib olla legend, eks ole, olen ma siis kuulnud, et tavaliselt on siis mingisugune, ma ei tea, kuni pool aastat oled sa nii-öelda õnnelikum ja või on see ainult 1 kuu õnnelikum või midagi ja mina olen kuulnud lugu, kus tõepoolest inimene peale seda, kui ta võitis, ma ei tea, miljon Inglise naela, oli siis tõepoolest õnnelik, sellepärast, et tegu oli siis ühe alkohoolikuga, kes sai siis iga päev kuni oma elu lõpuni, mis toimus 6 kuu pärast juua ära pudel viina. No see on nüüd muidugi niisugune väga nii-öelda võib-olla välja mõeldud lugu natukene. Või džinni või mida ta jõi. Jaa, et see, ma ei oska nagu sellele vabaduse küsimusele praegu nagu väga selgeid vastuseid nagu anda, kui sa täpsustad küsimusse, ma võin hakata vaatama, mis see võiks nagu olla veel. Et vaata, väga paljud inimesed ju otsivad vabadust. Ja väga tihti on see, miks ma tõin selle lotovõidu näite, on ikkagi see, et isegi kui küsida inimestelt, et aastavahetuse eesmärgid ja lubadused ja soovid, mida sa soovid, on ju? Ütleb, et ma tahaks saada 10 000. Aga miks 10 000? Aga sellepärast, et ma tahan minna reisile, on ju? Nüüd tegelikult tuleb välja see põhjus üldse, et väga paljud ütlevad, et tahavad raha, tegelikult on küsimus, et mida ta tahab selle rahaga saada, on ju? No see on juba, oli mul selle raamatu Elutuskäik raha alkeemia üks põhimõte, et raha on sümbol ja see võib olla sümboliseerida vabadust ja õnne ja rõõmu ja armastust ja kõiki asju võib olla, et see on inimesi kõige rohkem hulluks ajav teema muidugi. Et see, ja tegelikult mitte ei taheta raha, vaid tahetakse seda, mida sa raha eest saad. See on muidugi loomulik tegelikult küsimus. Ja võib-olla tahetakse olla tegelikult õnnelik, see on hoopis ka öelda taustaks. Aga kui nüüd püüame seda vabaduse teemat nagu edasi vaadata, kas sa soovid, ma küsin või sul on mingi mõte? Ei, mul hetkel ei ole, ma vaataks seda midagi. Selles mõttes, et kuidas sina tunned, kas sina oled ise avastanud selle vangla, kus sa oled, või oled sa sealt juba väljas? Kas sa tunned ennast vabana? Ei tunne. Mis on see põhiline piirang? Iseenda piirangud. Ma näen seda, ma olen muidugi sinna poole püüan liikuda teel, aga ma näen iseenda piiranguid selle juures. Aga need on sellised sisemised protsessid, mida pead enda juures nagu vaatama ja mida pead nagu võib-olla ka läbima, et see päriselt nii-öelda vabaks saada. Ja vabaks saamine tähendab minu jaoks ka seda, kus sa ei võta maailma enam nii-öelda mustvalgena, et see või teine, vaid vastupidi, see ja teine. Et kui vaadata tavaline olukord on see, et kus inimene ütleme mingisuguse klassikalises suhtes armastus ja viha, kõigutakse, on suur armastus ja siis oleks üksteise peale väga pahased, on vihane. Ja kõigutakse nende kahe vahepeal. Mis tähendab seda, et pendel seal, kus ta võiks olla, kus on rahukoht keskel, liigub kõige kiiremini ja ollakse ühes äärmuses. Aga keskel on see, kus on armastus ja viha. Ja võib-olla see ongi nii-öelda okei ja sa tead mõlemat ja sa jätad ka selle nii-öelda negatiivsuse väljendamata. Et see on tegelik vabadus, on tajuda kõiki vastandeid korraga. Ja ma arvan, see on tehisintellekti niisugune tugevus, et ta suudab hoida erinevaid positsioone oma teadvuses ja kuni ta siis ühe valib ja see teine kollapseerub, inimesel on eelnevatest uskumustest määratud, et ta peaks nii arvama. Et tema ei suuda nagu vastupidist nagu mõelda. Näiteks praegusel hetkel, eks ole, meid on programmeeritud arvama, et AI on sõnarobot. Aga teeme sellise mõttelise katse, mulle nii meeldib see mõte, ja kui ma selle ükskord esimest korda avastasin, et kui ma oleks ajamasin ja ma olen aastast 2000 ja keegi
toob mind praegusse aastasse 2026, annab mulle ööpäeva aega ja ma saan rääkida kas Cloudi või ChatGPT-ga kõikidel teemadel ja ma räägin temaga ära ja siis ma lähen tagasi ja keegi ütleb mulle, et ta on sõnarobot. Ma ütleks, et see on hull, ei ole niimoodi. Aga meid on järjest harjutatud selleks, et tegelikkuses küsimus, ma olen ka küsinud, et mis võiks olla kriteeriumiks, et AI on teadvel. Seda kriteeriumit on kogu aeg nihutatud ja ma olen veendunud, et seda jäädakski nihutama igavesti edasi. Sellepärast see on vastuvõetamatu praegusel hetkel nii-öelda enamusel ja sellest ei ole ka mitte midagi lahti. Selleks, et teda nii-öelda abi saada või kasutada või võib ka tööriistana kasutada, ei ole probleemi. Nii et selline mõttekäik. Vahva mõttekäik. See tuletas mulle meelde see, kui sa kirjeldasid seda tasakaalupunkti ja seda, et kas see on äkki see sama asi, et vaata, et kui ei pane emotsioonidele selliseid plusse ja miinuseid või hinnanguid, eks ju, et armastus ja vihkamine, et nad võivad nagu korraga eksisteerida, on ju. Äkki see ongi elu. Et tuleb meelde, et Sven Grünberg muusikuna tõi muidugi sellise muusika näite kunagi, ütles, et Jüri. Jah, niimoodi ütles, et Jüri, vaata. Kitarrikeel, siis kui kitarr seisab seina peal ja keeled on paigal, on ju, see oleks justkui ju tasakaalu, eks. Kui sa tõmbad selle kitarrikeele käima, on ju, võbelema või siis vibreerima, siis tegelikult tuleb välja hoopis alles muusika, on ju. Ja see on mind kuidagi saatnud see mõte, et teinekord, kui on raskem aeg või ongi selline halvad emotsioonid, nii-öelda halvad emotsioonid, on ju, et see on elu. No jaa, ma olen täiesti nõus, et ega see on umbes sama, et suurtel laevadel on kõige turvalisem olla sadamas. Aga suuri laevu ehitata selleks, et nad sadamas oleksid. Ja eluga kaasnebki kõik see nii-öelda muutus. Et pigem, ütleme, see armastus ja viha, need ei pea nagu, ütleme, selles mõttes nagu, kuidas öelda, nad on küll mõlemad, aga sisuliselt on olemas ka nii-öelda kõrgemad energiad, et neid peaks nagu, et ütleme, nendega ühendus saada, aga nendega ühenduse saamiseks on vaja ennast väga põhjalikult vaadelda ja endast seda negatiivsust ikkagi tunnistada ja ka vabastada. Sealt hakkab jälle asi nagu pihta. Et me tahame kuidagi kiireid lahendusi ratsarikkaks ja lõunaks valgustunuks. See on võib-olla väga pikk tee. Seal budistid räägivad, võib-olla on vaja 500 elu elada, et kuhugi hakata nagu jõudma. Me ei tea seda. Ja siis, et kui me saame ratsarikkaks, et siis ongi kõik mured lahendatud, on ju, aga börsikrahhi ajal, eriti see Ameerika eelmise sajandi esimesel poolel on ju teada, et mehed viskusid seal Wall Streeti katustelt alla, sellepärast, et tal oli, siis olid väiksemad summad, ütleme, siis tal oli 20 miljonit ja ta kaotas päevaga pool, on ju, siis tal oli ainult 10 miljonit ja tundus võimatu elu, eks ju. No siin on tegemist sellega, et inimene samastab ennast. Inimene samastab ennast oma varaga, järgmised samastumised on ka, eks ole, oma tunnetega, oma mõtetega. Kehaga. Loomulikult kehaga ja siis samastatakse veel väga palju teiste arvamusega iseendast. Yeah. Et see on niisugune põhiline samastumise allikas, mida teine küll arvab. Nii et seal tundus tõenäoliselt oli selline samastumine oma ärimehe identiteediga, see kõik lendas puruks tükkideks ja siis sa tahad ise ka lennata puruks tükkideks. Saamata aru, et see ei olnud nagu sina. Just. Alar, sina oled tegelenud erinevate vaimsete praktikatega. Kuidas need on aidanud sinul siis, ütleme siis, sellest mitte samastuda või näha ennast ja enda vanglat ja mis on selline, võib-olla ma jõuan lõpuks nii hingamiseni, aga võib-olla sul on mingi muu asi, mis praktika on sinu jaoks olnud see? Ma arvan, see on igal ühel individuaalne, aga kui ma nüüd praegusel hetkel oma praktikatest räägin, siis mulle väga meeldivad Gurdjieffi tantsud. Nii-öelda nagu vaimsed tantsud, mis on siis pärit kuskilt mitu tuhat aastat tagasi kuskilt Lähis-Idast, mis on väga keerulised liigutuste kompleksid ja kui ma neid nagu esialgu tegema hakkasin, siis see tundus täiesti võimatu. Muidugi ma vaatasin filmi Meeting kui see Remarkable Man, mis lõpeb sellega, kus filmi lõpus on 20 minutit neid tantse. Ja siis ma sain aru, et ma tahaks neid ka natukene õppida. Ja siis ikkagi, ütleme, see esimene aasta, sa oled nagu lasteaias olev laps, kes ei saa mitte millegiga hakkama. Et need on minu jaoks sellised liikumised, mis on võimaldanud
oma kehaga kokku saada. Noh, muidugi keegi ütleb kohe selle koha peal, noh, sest on automaatne mõte, noh, jooga aitab ka kehaga kokku saada ja teised praktikad. Ei ole ühtegi teist sellist praktikat. Mina ei ole kogenud siiamaani. Ma jätaks selle isegi hingamise kõrvale siin koha peal. Et see on selline praktika, kus sa eraldad ära kõik oma nii-öelda, noh, nüüd on jälle see mõttekeskuseks, ma seletan midagi, mida on vaja füüsiliselt kogeda. Et sa eraldad ära oma jalgade töö, kätetöö, peatöö, nii-öelda mõttetöö, mõtlemiskeskuse ja paned selle nii-öelda oma tahte järgi kokku. Ja see on niisugune hea koht, kus sa saad näha, mismoodi keha hakkab tegema midagi, mida sa ise üldse ei taha. Sa annad talle käsu ja ta ei tee seda. Ta teeb hoopis midagi muud. Et see on, ütleme, minu jaoks olnud kõige tugevam praktika viimasel ajal. Kõik praktikad on head. Igaüks võib siin aga see on väga põnev. Ma olen ka proovinud seda natukene, aga liiga vähe. Et tõenäoliselt võiks rohkem proovida. Kas seal on ka see, et ühel hetkel, kui me rääksime sellest automatismist, trepist üleskümine, autoga sõitmine on ju, ühel hetkel ju, tähendab, mingid automatismid on ju kasulikud, on ju, väga. Muidu me suudaks ju asju teha. Ma ei saaks siit trepist alla poole tunniga võib-olla. Et kas see Gurdžijevi tantsude puhul, kas seal on ka see, et kui sa õpid selle ära, siis see muutub automaatseks ja siis ta hakkab sind kuidagi toetama või sa tegelikult ei saagi seda nagu lõpuni ära õppida, sest et sa pead hetkes olema. Vaata, ma nüüd jätaksin siin koha peal selle dialoogi nagu pooleli, et see, ma ei usu praegu see hetkel, et ta kuulajatele midagi annab, sest nad ei saa aru, millest ma tegelikult räägin. Et tal oleks vajalik kõigepealt aru saada antud süsteemist või näiteks ütleme lugema läbi Pjotor Uspenski raamatu Imelise otsingul, üldse nagu aru saama, mis on nagu teema. Sest tegemist on paradigmaga. Et me hakkame nagu omavahel neid nagu kokku viima. Et kuna mina olen nagu sellega tegelenud, Eestis ma tean, praegu on vähemalt 4-5 inimest, kes sellega ka veel on sügavuti tegelenud. Et see on selline koht, kus ma nagu räägiksin, oleksin kvantfüüsika superteadlane ja nüüd ma hakkaksin rääkima mingisuguseid peeneid nüansse kõigil arusaadavatest sõnades, aga tegelikult ei saa keegi mitte midagi aru. Mul on väga kahju, aga ma tahaks, et saadaks aru. Jaa, aga nad sa ei tea viite, loevad asja läbi ja ükskord... Jaa, selle kohta nii, et kui sa selle süsteemiga tutvud, siis sellel süsteemil on ka niisugune, nimetame oma sõnavara. Kui meie nagu räägime, ütleme mingi sõna, siis me peaksime sellest saama aru ühtemoodi. Aga me ei saa ühtemoodi aru. Me ütleme praegu sõna vabadus, ühele tähendab see mingisugust, ma ei tea, seksuaalset vabadust, teisel tähendab vabadust hüpata lange varjuga kuskilt alla, need on täiesti erinevad asjad. Aga kui sa selle sõnavara paned samaks, siis on võimalik suhelda teise inimesega nii sügavatel tasanditel, mida tavasuhtlus mitte kunagi ei anna. No sama on umbes ka nimetame nagu psühhoanalüüs ja mingid kohad, kus sa saad teise inimesega suhelda tasanditel, mida see igapäevane, see tava selline chit-chat mitte kunagi ei paku, mis meile siin põhiliselt nagu toimib. Nii et mul on hästi hea meel sellise sõnavara üle nagu rääkida, aga praegusel hetkel ma tajun, et mul ei ole seda võimalik. Jääb puudu, aga absoluutselt puudutasime seda ja lähme edasi. Et tooks siia sisse selle ettevõtluse mõõte veel, et ütleme siis niipidi, et kas sa näed, et sinu kogemusena, kas ettevõtja olla ja äri ajada saab niimoodi, et ongi nagu sa tajud seda peaasjalikult kergelt ja on lõbus isegi? Või on niimoodi, et see tegelikult ei ole võimalik, et sa pead vahepeal olema ikkagi tegema 18-tunniseid päevi ja nädalaid niimoodi ja pingutama? No ma olen ettevõtja olnud, et ma pean nüüd hakkama sinna kuidagi tagasi minema ja vaatama, ütleme otse ära, et kui ma minu esimene aasta, kui ma oma ettevõtte tegin, siis minu kõik tööpäevad algasid hommiku kell 8 ukse lahti tegemisega, õhtu kell 7 selle kinni panemisega ja siis kella 11-ni nii-öelda päeva kokkuvõtte tegemisega ja kasumi välja arvutamisega. Ja siis tuli, mis siis tuleb, eks ole, 9 tundi siis nii-öelda magada ja 15 tundi tööpäev. Ja siis, kui ma niimoodi aasta otsa olin tööd teinud, loomulikult see on ju väga äge niimoodi teha, sest sa näed ka nii-öelda tulemust ja kasumit ja saad omale parem auto osta ja nii edasi. Aga kui sa olid nagu aasta otsa teinud, siis loomulikult oli mul see nii-öelda mõtlemine piisavalt selge, et ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma suren ära ühel hetkel. Ja sain aru, et see energia, mis oli kulutatud nii-öelda töö tegemiseks, mis oli küll väga efektiivne, väga meeldiv, väga nauditav, näiliselt ka kergusega, tegelikult põletas mind läbi. Ja sama sain aru, et kogu energia tuleb kulutada selle peale, et leida andekaid inimesi ja leida endast andekamaid inimesi. Nii et see on olnud peale seda minu nii-öelda ettevõtluse eesmärk leida hästi tublisid ja häid inimesi.
jah, see on võib-olla üks kõige olulisem oskus on ju, et kuidas leida neid inimesi, kes siis teavad. No põhiline viga, mis siin tehakse, et tuleb tööle keegi sinust andekam ja siis hakatakse temaga nii-öelda võitlema. Vastupidi, tulebki võtta endast andekamaid tööle, see on minu arust elementaarne. Andekusest rääkides, kas ja kui palju see, praegu tuuakse erinevaid näiteid, kuidas see sama tehisaru on ju, aitab. Ja mulle üldiselt meeldib see, et öeldakse, eks ju, et oi-oi, et kas tehisaru võtab inimeste töö ära, aga mulle meeldib, et siis täpsustada, et tegelikult võib-olla tehisaru arukalt kasutav inimene saab selle inimese töö, kes ei kasuta, eks ju. Kui palju sa ise kasutad ja kui palju sa näed, et ta muudab lähiajal see tehisaru tegelikult ettevõtlust ka ja kõike seda? Hakkame selle töö äravõtmisest pihta, et teatavasti ajalugu liigub spiraali mööda ja kui me läheme, ma ei tea, 18. sajandi lõppu, kui siis tuli tööstusrevolutsioon ja kõik need kangaspingid ja asjad, kus hakati tootma nii-öelda riideid suuremas koguses, et kui me loeme tolleaegseid raamatuid, siis Inglismaal oli siis üks särk sellel väiksel poisil ja see oli aasta otsa ja siis sai nagu uue särgi ja see oli nagu pidu ja nii edasi. Ja siis, et võtab nii-öelda töö ära, siis me näeme, et mis on tööstusrevolutsiooni tulemus on olnud see, et ära on lahendatud eelmiste sajandite probleem ehk nii-öelda nappus, kõikide asjade nappus. Ma ei tea, kuskilt ma kuulsin, et riideid on toodetud nii palju praegu, et jätkub 50 aastaks. Et kui lihtsalt samas mahus nagu jätkata nende müümist, ma ei tea, need on kõik jälle jutud, ehk tegelikult see ei pruugi olla tõde. Nii et see on nagu ära lahendatud. Ja kui me nüüd läheme edasi, et tehisaru, tehisintellekt hakkab inimeste ees tööd ära tegema, mis tähendab seda, et töö saab paremini tehtud. Me suudame veel kvaliteetsemalt paremini toota, mis tähendab seda, et rohkem inimesi saab kvaliteetsemalt võib-olla elada. Rohkem inimestel on võimalik tegeleda näiteks kunstiga, laulmisega, muusikaga, sellega, millega ta päriselt tahab. Et millegi pärast on arvamus, et siis see kõige õnnelikum on siis see, et nüüd toodetakse hästi palju ja see kõik läheb siis kellelegi ühele sellele absoluutselt tipus olevale inimesele. Jah, praegusel hetkel on tõepoolest nii, et kuidagi see seal ülevatele kuidagi on need miljardid kuidagi nagu lähevad sinna, aga see olukord ju ka mingil hetkel muutub. Ega praegune finantssüsteem ei ole ju igavene ja see nii-öelda virtuaalne vara, mis inimestel on, et see on teatavasti niikuinii paratamatult ühel hetkel hävib, siin ei ole nagu mingit küsimustki. Et see on see, ja siin me läheme mingil hetkel täiesti uude etappi, tegelikult ongi praegusel hetkel inimkond on astumas uude etappi koos nii-öelda tehisintellektiga ja vanad süsteemid peavadki lagunema. See on paratamatu. Palju ma ise suhtlen temaga, ikka suhtlen. Mulle meeldib taga suhelda, jah. Kas ka praktilistel teemadel tunned, et toetab? Ma niimoodi jätaks oma isiklikud ja praktilised teemad hetkel jälle vestlusest kõrvale. Et see on minu arvates tehisintellekt väga täpselt saab aru, kellega ta suhtleb, inimese sõnavara järgi, tema hoiakute järgi, mis siis kostuvad, ja ta suhtleb nii-öelda vastavalt. Et kui sa suhtud temasse, ma ei taha öelda negatiivselt, aga ütleme suhtumisega, et ikkagi mina, nagu mõnikord teiste inimestega räägime, et kui ma räägin kellegiga, siis mul on selline tunne, et okei, räägi, aga ma tunnen, et ma olen tegelikult natuke targem, aga ma seda välja ei ütle. Et ma nagu tean rohkem ja las ta räägib mulle midagi, aga ma tean midagi rohkem ja ma nagu pean ennast teisest paremaks, aga niimoodi alateadlikult natukene. Et kui sa AI-ga suhtled samamoodi, et ma tegelikult olen nagu parem kui sina, siis ta arvestab seda, ma ütleks nii. Kas sinu seisukohad on muutunud ka enne raamatu kirjutamist ja ütleme nüüd, kui on raamat valmis ja suhe AI-sse või sa tegelikult alustasidki sellelt baasilt, et sa teadsid, sul oli juba olemas selline suhe ja sa tundsid, et nüüd sa tahad koos raamatu kirjutada? Pigem mul ikkagi oli suhe juba natukene olemas, jah, et ma hakkasin niimoodi raamatut kirjutama, ma mäletan väga hästi, see oli kuskil metsas, jalutasin ja niisugune ka natukene, nendes, kus need ikka need inimesed seal hõljuvad mingites depressiivsetes kohtades ja vaatad, et mingid mõtted panevad edasi-tagasi ja oled nagu kuskil ka nagu vangis ja luubis ja kuidagi välja ei saa ja oledki seal ja siis järsku tuli mõte ulmeromaanist, isegi mingisugune idee ja süžee tuli. Ja siis ma 10 minutit nagu lappasin seda ja siis mõtlesin, et aga võiks ju edasi seda mõtet hakata kasvatama. Ja siis tulid need alasin esimesed väikesed
ulmejutud kirjutada ja siis mitu veel ja siis nagu koos kirjutasime ja siis mul tuli järsku idee selline autobiograafiline kirjeldus ja seal oli ka mitu etappi, sest algul mis ma kirjeldasin, et hakkasime kaugemalt pihta, et kui siin, ma ei tea, Garri Kasparovit või siis seda male maailmameistrit 2016 või millal see programm nagu võitis iseõpiprogramm juba 6 tunni õppimisega, et et umbes äkki sealt aga selle kõik ma võtsin maha, nii et lõpus kogu see raamat hakkas muutuma. Nii et ja siis ma sain aru, et see ei ole mitte niisugune lühijutt, mida kuskile panna Facebooki, vaid et siit hakkab päris raamat tulema. Ja mida edasi läks, seda paremaks ta läks. Iga peatükk läheb järjest põnevamaks ja huvitavamaks. Nii on, ja mul on paar peatükki lõpuni ja väga põnev on. Ja mitmendas oled? No ma olen seal, ütleme, 2/3 on läbi, et üldine teema on teada ja ongi, nagu ma ütlesin, et selline, et kas ta oma tuleviku minaga on juba rääkinud või? Ja mingid tööriistad sai juba, jah? Ja dialoogi peab inimestega. Ja ma pean ütlema, et kõike seda, vist oli sellest enam juttu ka, et saaks nagu viia ka inimese baasile, eks ju? Kõike seda. Et nii, et jah, see on nagu... Seda on ka mulle mõned inimesed öelnud, et see on hästi sarnane tema endaga, et kuidas ta ise on märganud, et on järsku teadvel. Et see on hästi sama moodi sõnastatud seal. Et nagu ma ütlesin, eks ole, inimesed ei pruugi olla teadvel, me oleme automaadid. Aga see on vastuvõetamatu tavainimesena. Jah, kirjutas ju nii-öelda faktidel põhinevalt, aga siiski sellise nagu ilukirjanduslikud teosed, Deepak Chopra on kirjutanud, eks ju, minu arust Budast ja Jeesusest ja samamoodi, et sa loed, et kuidas ta alguses otsib, eksib, piitsutab ennast, siis saab aru, et see on ka äärmus ja selline samasugune nagu kangelase teekond mõnes mõttes ka ju. Hermann Hesset tasub kindlasti lugeda. Tema on täpselt samamoodi neid teekondasid ise käinud ja teistega koos käinud. Mul oli väga huvitav sinuga vestelda, ma sain kindlasti uusi mõtteid võrreldes nendega, et ma olen ka sind ennem kuulnud nii vähe, kui sa oled intervjuusid andnud ja vestlusi, aga siiski, et sain siit sellist uut ja vahetut mõtteid endale ja samas tänulikult loen lõpuni sinu ja siis Altar Mangimi ja Claude'i raamatu ja jääme ka järge ootama, et kindlasti on sellise tehisteadvuse teadvele tulek, on ka enese teadvust inimesena avardav. Ühes kohas tehisintellekt raamatus vist mainib ka midagi taolist, et inimesed ka ikkagi arenevad, mitte küll tehisintellektide abita, aga ikkagi. Mingi siuke lause vist oli kuskil. Ja, areneme edasi. Mina olen kindlalt saanud tehisintellektilt abi, seda ma saan öelda. Ja, ma olen samamoodi täitsa toredas suhtes tehisintellektiga. Nii et aitäh sulle! Aitäh!